Et kas on hea või halb, õige või vale, et kui nende lepingute halva täitmisega, kui tõesti saagid olid hästi madalad ja hind oli madal, jõuti pankroti situatsioonini, et siis ma arvan, et see ei olnud õige, sest et alati on igal mündil kaks külge ja igal äril on kaks poolt ja vast kõige parem oleks ikkagi siis, kui müüja ja ostja suudavad omavahel kokku leppida, et kellele siia kui palju siis mõistlik kahju jääb. Loomulik üks on see lepingusse kirja pandud juriidiline vastutus, aga kui me tahame olla head äripartnerid ka edaspidiseks, siis me otsime ka võimalusi, kuidas teisele poolele halbadel aegadel toeks olla. Ei, ma olen nõus. Ja mina tahaks omalt poolt võib-olla nagu lisada nii palju, et 2010 saagi aasta või see hooaeg oli nüüd ikka absoluutselt ekstreemne näide. Lähiminevikust ei ole ühtegi ekstreemsemat näidet tuua, kus hinnad oleksid nagu nii palju tõusnud. Tõsi, 2007 samuti tõusid, aga 2007 ei olnud sellist ettemüümist nagu praegu. Et sellises mahus. Ja müüdi kokku ja saak hävines. 2007 oli saak hea Eestis, väga hea saak oli. Ja saagist läks osa kaduma, ehk siis nagu kaks halba asja langesid tõesti kokku. Ja nüüd minule eemalt vaadates tundub, on tegelikult samuti päris muljet avaldav, kui valutult see on läinud, et on kohtukeisse ja on vaidlusi, aga nende maht on nagu oluliselt pisem kui meist lõuna poole riikides. Et ta tegelikult see nagu tõestab lihtsalt, et Eesti põllumees on natukene minu meelest tugevamast materjalist kui mõnede muude riikide põllumehed. Või, mitte kas nüüd just tugevamast, aga selline kohusetundlikumast vast kindlasti, mis võib-olla on ühelt poolt meie edu alus, aga teiselt poolt ei võimalda meil ka sellist maksimaalset kasumit või tulemust saada. Aga üks selline nende hinna kõikumiste kohta kommentaar, mida ma olen kuulnud ja mida minu selline praktiline kogemus on näidanud, et suurtele tõusudele järgnevad alati kiired langused. Kuidas sa seda kommenteerid? Mina ei ole nõus. Tähendab, ma ei ole absoluutselt nõus, et sa ei, üheski majandussektoris mina arvan, ei eksisteeri sellist rusikareeglit. Sul on ütlemine, et kõrgeid hindu ravivad kõige paremini kõrged hinnad, aga sa pead ükskõik, mis on olukord, tuleb minu meelest võtta, proovida analüüsida. Mine vaata, mis on selle situatsiooni taga, miks ta nii on ja selle põhjal teha järeldus ja vahel järgeb kõrgele hinnale veel kõrgem hind ja siis alles langus. Jah, kindlasti, aga et kui nüüd vaadata ka seda, et see hinna tõus ja hinna langemine, et siis tavaliselt hinna langemine on olemuselt kiirem. Et võrdluseks võime tuua, tuletan meelde, Eestis, kui oli börsikrahh. Aktsiate hinna tõus, mis oli siis tingitud sellisest pidevast ostmisest, nõudlusest turul, hind kogu aeg tõusis, kui see krahh tekkis, saadi aru, et aktsia hind on tegelikult kõrgem, kui tema tegelik väärtus on, et siis see hinna langus oli tegelikult hästi kiire. Ja reageerida sellele, et nüüd see hind tuleb allapoole, et see kiirus oli suhteliselt hull ja oli raske seda teha. Ja ka teravilja puhul, kui tekib olukord, et turuhind on kõrgem, kui on teravilja tegelikult tarbimisväärtus, et siis oleme jõudnud ka situatsiooni, kus on tekkinud nii-öelda see turumull ja siis lastakse sealt mullist õhku välja ja hind peab langema. Aga sa ei saa võrrelda teravilja aktsiaga, sest et teravili on, ta on oluliselt nagu fundamentaalsem toode. Ta on, kui panga väärtus võib kukkuda nulli ühe päevaga, siis nisu hind ei saa kukkuda nulli, nisu ei saa maksta kunagi 0 krooni. Vanasti, kui raha veel ei olnud, siis nisu oligi raha. Tal on alati väärtus nii kaua, kuni inimene ei õpi midagi muud sööma, aga viimase 2000 aastaga ei ole õppinud. Et tal on, seetõttu, ta loomulikult tal on seal turuhinnas on igasuguseid nagu nii-öelda selliseid spekulante, kes tulevad ja ostavad ka ja siis kiirendavad, aga nende roll on tegelikult, nad kiirendavad kasvu, nad kiirendavad langust, aga isegi 2008 aasta,
mis on tegelikult, ma arvan, tasuks nagu kõigile kõrva taha panna või just see õppetund, et nendest aastatest meil langes 2 suurt asja kokku. Majanduskriis, must tulevik, halvad, negatiivsed ootused tulevikku ja veel tohutud viljasaagid. Ja viljahinnal võttis nisul, börsihinnast rääkides, 300 euro pealt, 100 euro peale tulek võttis ikkagi 2 aastat aega. Ja alles 2 aasta, ta kukkus 2008, suutis ta kukkuda ainult 150 euroni, mis oli ikkagi veel suhteliselt talutav hind tootjale. Aga kas sa oled suuteline meile välja pakkuma sellised põhinäitajad või põhjused, mis siis maailmaturul või börsidel teravilja hinda mõjutavad? Mul on üks ainus, ma tegin ühe slaidi, ma ei tea, kas on võimalik, mul oli üks Exceli tabel, et mul ühtegi rohkem materjali ei ole ette valmistatud, aga et tegelikult see on minu meelest niisugune üks slaid, mis kirjeldab kõige paremini seda nisu situatsiooni. Äkki saate natuke välja ka zoomida. Et ma mõtlen, et numbrid ülevalt näha oleks, et nagu terve see ja võib-olla natuke veel välja, et mul on see viimane otsus kõige olulisem. Mul on siin 3 rida pandud kirja, et kõige ülemine rida on nisu maailma toodang. Hästi üldine number, nii palju kui maailm nisu on kasvatanud ja siis on aastaarvud seal, saagiaastad, viimased 20 aastat. Järgmine number on nisu maailma tarbimine aasta-aastalt ja 3. number on siis, kui eelmistest arvutatud, kui palju jäi varu hooaja lõpuks alles. Ja nüüd, kui te näete, et see alumine number on tegelikult see, mis võib-olla annabki indikatsiooni või näitab, kui põhjalik see on. Et kui meil on siin 2000. aastal on nisuvarud olnud 200 miljonit tonni hooaja lõpus, mis kantakse üle uude saaki. Ja siis me näeme, et siin nüüd see eelmine hullus, et mis juhtus 2006-2007, oli lõpus nisuvaru jäi ainult maailmas 130 ja 127 miljonit tonni. Ja me mäletame, kuidas turuhinnad siis reageerisid sellise olukorra peale. Siis täna me oleme olukorras, et meil on 2010 lõpuks, jääb nisuvaru 177, aga nisu tarbimine suureneb 15 miljonit tonni iga aasta, nüüd juba 20. Nii et tegelikult praeguse, kui me võtame, need andmed on võetud Ameerika Põllumajandusministeeriumi USDA statistikast, et praeguse stsenaariumi järgi, kui me võtame nende saagiprognoosi, nisu saagiprognoosi ja nende nisu tarbimise prognoosi, siis meil on 2011 hooaja lõpus, ehk siis mitte nüüd suvi 2011, vaid suvi 2012 on meil nisuvarud tagasi madalatel tasemetel ja päris madalatel tasemetel. Ja seal tulevad, ma arvan, et seda hinda hakkavad pidurdama hoopis muud asjad. Ma arvan, et hinda hakkab pidurdama täiesti füüsiline maksujõud, kui palju inimene, mis hetkel ta kannatab nälga, kui ta mitte Euroopas, aga mujal. Et seal tulevad ja seal tuleb võib-olla mingisugune poliitiline vastasseis ka. Et me oleme nagu selles mõttes natukene tundmatul maa-alal täna oma viljahindadega, kuna me ei ole, meil tundub vähemalt, et vaata 2007 aastal oli tegemist viljahindadega kahe terava tipuga. Hind läks korraks 300 ja siis läks uuesti korraks 300 ja tuli kohe kolinal alla tagasi. Keskelt läbi püsis seal madalamal, kui täna on hinnad. Praegu tundub, et need hinnad on stabiilselt seal, kus nad on. Ja see hakkab eriti vaesemates importivates riikides inimeste rahakoti pihta oluliselt valusamalt. Jah, et kindlasti seetõttu me ei saa väga kindlalt väita või ütelda, et see nisu tarbimine maailmas ikkagi suureneb. Nagu sa ütlesid, kui hind tõuseb, siis see tarbimine ei pruugi suureneda, kuna see maailma osa, kus see tarbimine peaks suurenema, seal ei ole nii palju ostujõudu ja siis paraku inimesed nälgivadki selle asemel, et nad saaksid seda kallist nisu rohkem osta. Ma ei mõtelnud päris seda, ma mõtlesin, et mida ma öelda tahtsin, oli see, et nisu hind ei saa tõusta lõpmatuseni. Ja samamoodi ka muidugi oder, aga nisu on lihtsalt oluliselt nagu suurem toode maailmas. Et ta ei saa sul igal uuel tasemel, kus sa tõused, tekivad mingid uued faktorid, mis ei lase nagu edasi tõusta, mida sa pole kunagi varem näinud, kuna see tase on täiesti uus. Tänased tasemed on välja kannatatavad, et hoolimata nendest tasemetest me näeme tegelikult teist efekti. Riigid, eriti peale Egiptuse õppetundi, hakkavad ehitama endale selliseid nii-öelda nagu turvavarusid, varuma endale selja taha suurt hunnikut vilja, selleks, et olla kaitstud olukorra eest, kus neil saab vili lihtsalt otsa ja see on tegelikult veel isegi võimendab seda hinnatõusu. Jah, paraku peame teiselt poolt ka arvestama seda, et need hinnad, millest me räägime,
ei ole mitte alati ainult konkreetse teravilja hinnad, vaid kui me fikseerime rapsi hinda, siis see rapsi hind on seotud börsil futuuride hinnaga, mis on tegelikult ju virtuaalne raha. Ta eesmärk on näidata ikkagi päris rapsi hinda. Jah, eesmärk on näidata, aga tegelikult futuur on ikkagi selline etteleping, mis ei ole alati üks-üheses seoses tegelike rapsi kogusteda. Et küll loomulikult turud on mõjutatud ilmastiku ja saagi prognoosidest, aga turud on mõjutatud ka sellest, milline on nõudlus ja pakkumine ja nõudlus võib olla seotud ka turul oleva vaba rahaga ehk kõikide nende fondide ja investoritega, kes soovivad mingil hetkel seda virtuaalset toodangut osta. Ja seetõttu nüüd meie, kui tahame prognoosida, milline on edaspidi hind ja mis sellest turust võiks saada, siis loomulikult me vaatame, milline on ilm maailmas, millised on varud, mida sa välja tõid, aga kahjuks meie jaoks prognoosimatu on see, et kui palju pannakse sellele toorainete turgudele raha ja millal, mis hetkel, mis koguses võidakse sellele rahale otsida või leida sobivam alternatiiv, mis tähendab, et siis peaks minu loogika järgi see järsk langus tekkima. Mina ei arva, ma jälle päris ei ole nõus. Need, ütleme, spekulatiivne raha on, me kohe lõpetame ära, et see spekulatiivne raha on juba, ütleme, 5 aastat olnud viljabörsidel olemas. Fondid sisenesid suures mahus 5 aastat tagasi ja alguses oli tõesti selline hädakisa, et appi nad nüüd tulevad ja rikuvad meie börsid ära, siis me enam ei näe sealt vilja hinda. Siis tänaseks on maailm õppinud nendega, on sellega harjunud ja mina arvan, et see sama nüüd, kui tuleb mingisugune suur pank ja ostab tohutult nisu, ta ostab seda mingil arvamusel. Meie arvame, et nisu on palju, nisu peaks odav olema. Nemad arvavad, et nisu on nafta suhtes odav näiteks ja ostame. Ja ma arvan, et see tegelikult nad toovad lihtsalt lisakoguse tõtt kogu sellesse valemisse. Et see ei ole nagu, nad ei tegele huupi. Kui sa oled valmis paigutama maailma teravilja saagi jagu raha börsile, siis sa ei suuda, keegi ei tegutse huupi. Sul on ikkagi olema mingisugune arvamus ja see ei ole nüüd, et nad jälgivad samamoodi turgu. Ja nad jälgivad ka nisu, et nad leiavad, et okei, kuigi nisu on täna palju, siis võib-olla 4 aasta pärast ei ole palju, sest et olukord on selline, et nad süstivad lisakoguse tõtt. Jah, Hendrik. Vahel öelda, et te võitegi jääda erinevale seisukohale, et see on täiesti lubatud. Et ei pea seda siin praegu nagu selgeks tegema. Et meil on ekraanil viimane väga konkreetne küsimus, mis huvitab kindlasti paljusid inimesi siin saalis. Milline on teie hinnangul sööda teravilja ja rapsi lagi 2011? Üks nagu konkreetne pakkumine, palun. Mina olen see paberi peal tegelikult oma vastuse andnud, et aga ütle, ma võin seda proovida põhjendada 2 sõnaga, aga et ma arvan, et me näeme veel kõrgemaid tasemeid, võib-olla mitte väga palju kõrgemaid. Me näeme kindlasti tohutut kõikumist. Me võime näha, ei saa välistada, et homme kukuvad hinnad 30-40 eurot ja siis lähevad uuesti 60 eurot ülesse kuu ajaga. Täiesti võimalik. Ja see on fondid. Aga selline fundamentaalne tõuslangus, ma arvan, et lihtsalt kui vaadata kogu olukorda, eriti Euroopas, ma ei räägi nüüd tervest maailmast, sest see pilt on erinev, aga Euroopas on vili otsas, meil kogu see logistika pöördub ümber, et me oleme importiv turg, mitte eksportiv turg, nagu ka Eestis, siis ma arvan, et seal on veel ruumi 10%-lisele hinnakasvule tänasest alates, enne hooaja lõppu. Jah, et nagu ma ütlesin, mina olen selline väike tegija, et mina ei julge prognoosida maailmaturu hinnalage, kuna nagu ma ütlesin, et siin on liiga palju määramatust minu jaoks, aga ma tean seda, et iga põllumehe jaoks on hinnalagi täpselt see, kus ta selle hinna endale ära fikseerib. Mina tahan nüüd kõigile saalisolijatele öelda, et nii Olav kui Indrek on siin ka meie Vilja töötoas ja see Vilja töötuba leiab aset siin samas ruumis kell 13:10. Et ma praegu pean küll ütlema, et ma ei saa lasta teile küsimusi esitada, aga seda enam te saate pärast küsida, lihtsalt sellepärast, et te ka sööma jõuaksite ja teatavasti näljas inimesed on kurjad ja mina ei taha, et te kurjad oleksite. Ja nüüd ma annaks siis meeleldi teile ka need väetisepotid kätte, et ikka koduaiast üht-teist saada. Aitäh. Suur tänu. Ma tänan. Aitäh.